Tere! Mina olen Kadri, olen Fontese partner ja juhtivkonsultant. Kutsun sind endaga ühinema 26. jaanuaril OIKSEO inspiratsioonipäevale, et rääkida ühel aktuaalsel ja olulisel teemal, milleks on heaolu. Heaolust räägitakse pandeemiajärgses maailmas üha rohkem. Ja heaolu on kasvanud hüppeliselt ka tööootustes. Hiljuti küsis minult üks hea klient, kuuldes mind innustunud heaolu teemadel rääkimas, et Kadri, kas nüüd nii ongi, et tööl peab olema tohutult hea ja pingutada ei viitsi enam keegi. Ja see küsimus viib tegelikult mõtteni, et heaolu tekitab väga erinevaid mõtteid ja küsimusi. Teinekord võib-olla isegi teatud kimbatust juhtides. Tee, mis sa teed, rahul ei olda, kiputakse nurisema, võimalik, et isegi lahkutakse töölt. Fontese fänni, oma tööfänni, 5 lapse ema ja mitmelgi muul moel aktiivse inimesena tean ma suurepäraselt, mida tähendab heaolu defitsiit ja seetõttu hindan väga kõrgelt ja mõistan heaolu teemade olulisust ja ka mõlemapoolset vastutust, nii individuaalset vastutust kui ka organisatsioonipoolset vastutust heaolu juhtimisel. Aga mis asi see heaolu ikkagi on? Kuidas see heaolu mõjutab organisatsiooni kui tööandja brändi, töötajate pühendumist ja ka organisatsiooni finantstulemusi? Mis asjad on vaiksed lahkumised, vaiksed loobumised, millest me üha enam ja enam kuuleme? Mis asi on heaolupesu? Tõsi, ka selline nähtus juba eksisteerib ka meie organisatsioonides. Räägime nendel teemadel juba 26. jaanuaril, aga seniks mõtiskle, kuidas on heaolu juhitud sinu organisatsioonis, mis seis on sinu endaga ja kuidas läheb sinu inimestel. Kohtumiseni!